tere õhtust, Kristo Tullus ja Joel Juht. Tere. Joel, sinuga mul oli rõõm kohtuda viimati sellel kevadel või oli see isegi talve lõpp, kui oli aprilli lõpus. Kevadel ja et olid maratonilt tulnud ja see oli päris ekstreem ja nüüd siis järgmine spordiala, golf. Just. Kas tundub, et on eneseotsingud käsil? Ei, ma ei arva, et eneseotsing, pigem on lihtsalt see, et pigem nagu ma ütlesin ka esimesel korral, kui me kohtusime, et alati on tore midagi uut ja põnevat nagu õppida ja ma arvan, et golf on midagi täiesti sellist, mis aitab päris palju kaasa mitte ainult sellele spordile liikumisele, vaid ka aitab mind väikest hullukest vähe rahulikumaks võtta. Nii et golf on natuke rahulikum spordiala? Ma ei ütleks, et ta rahulik on, pigem on see, et kui isiksusena mina olen niisugune suhteliselt kärsitu, siis see on niisugune sundolukord, kus ma pean lihtsalt oma asju nagu rohkem läbi mõtlema. Et muidu sellest mängust väga nagu head asja ei saa. Nii et Joel on siis selline alles golfiga tutvust tegev inimene, aga Kristo, sinul on lausa endal golfiväljak. Veidi võiks rääkida siis sellest Rae golfiväljakust. Jah, et sai nüüd eelmine aasta selline otsus siis vastu võetud, et koos oma äripartneriga selle golfiväljaku omandasime. Ja see golfiväljaku omandamine oli ka niisugune pisut siis nagu üks osa suuremast plaanist. Ja eesmärk on siis natuke pikemalt golfi investeerida ja seda golfiharrastust siis Eestis populariseerida ja tõsta. Et siis ongi meil tõesti see golfiväljak ja siis omakorda ka golfi sisestuudiod. Üks on Tallinnas ja teine on Tartus. Ja see golfi armastus ja pisik on juba endal ammu veres? No jah, mis nüüd ammu, et mul on siis 8 hooaega on selja taga, eks see on 9 hooaeg. Et kuidagi nagu läbi tegelikult ütleme tennise ma sinna golfi jõudsin. No, ma sain aru, et väga oluline termin golfi juures on HCP, räägime siis televaatajatele, kes ei tea ka, mis see tähendab. See on siis nii-öelda golfimängija IQ, ma saan aru. No, päris huvitavaks kuulata, kuidas nii-öelda algaja golfarist räägib, on ju, aga... No jah, ütleme, nii palju kui mina mänginud olen, siis üldse nüüd kokku olen ma mänginud siis nüüd sellel aastal siis 6 aega, eelmine aasta siis 2,5 kuud ja põhimõtteliselt minu siis ACP on tänase hetke seisuga siis 22, ehk siis alustasin seda hooaega siis 28-ga ja siis viimase 2 nädalaga on see kukkunud alla siis 22 peale. Nii et erinevalt IQ-st, mis peab olema kõrgem, siis golfis HCP peaks olema madalam. Ehk siis see on nii-öelda tuleneb siis löökide arvust, et teatud löökide arv, mis on ette antud ja siis sellest, kas siis on slope või? Oli see sõna slope või? Ütleme, slope on omakorda mingi muu asi, aga võib-olla kui ma võtan kokku niimoodi, et mida see HCP nagu iseenesest näitab, on siis see, et ta näitab siis sinu nii-öelda niisugust treening, ütleme sinu nagu nii-öelda siis taset, kui hästi sa golfi nagu mängid, eks, et kui nii-öelda selline professionaalne golfar suudab siis mängida 72 löögiga selle väljaku läbi 18 rada, siis Joeli antud handicap on 22, eks, et siis Joel teeb veel lisaks 22 lööki peale. Nii et, kas need kõige paremad, nendel siis see skoor läheb miinusesse? Täpselt, jah. Omakorda, seda öeldakse ka pluss, läheb vastupidi plussi. Et siis ütleme näiteks, et kui 0 on nii-öelda see siis väga hea handicap, siis näiteks parimatel on amatööridel, tippudel on ka näiteks mingi +4, +5. See tähendab seda, et nad mängivad teed reaalsus siis 72, -4, -5. Nii et jah, selline see aga üldjuhul see handicap näitab siis tõesti seda, kui palju sa sinna panustad oma aega, palju sa treeningutesse panustad ja kui sa panustad palju, siis järelikult sa mängid ka hästi. No räägime, meil on televaatajad tõesti ilmselt ei ole väga golfiga kokku puutunud. Me oleme filmidest näinud, et see on selliste rikaste inimeste ala, siis pannakse valged püksid jalga ja valged tennised ja minnakse sinna väljakule. Et kas Eestis on see selline, missugune kontingent käib golfi mängimas? No jah, Eestis on niimoodi, et Eestis käib ikkagi seinast seina, et päris niimoodi ei saa ikka öelda, et see rikaste nagu ala on. Ikka on selle ala, kes ikkagi soovib seda ala nagu mängida. Et lihtsalt mõned peavad loobuma võib-olla millestki natukene rohkem ja teised natukene vähem. Et ma arvan, et golf on nagu selline ala, mida tegelikult kõik saavad täiesti ilusti teha. Et ma arvan, et motocross on tunduvalt kallim või motosport kui golf. Ma arvan, et tennis on kindlasti kallim kui golf. Et see on nagu jälle, kuidas võtta.
et kõik oleneb ka sellest, et mida keegi nagu taga ajab, on ju, et minul näiteks kindlasti on ta selline intelligentsem spordiala. Jaa, kindlasti. Sa pead keskenduma. Oi, seal peab palju keskenduma. Aga ütleme nüüd, meil on vähe aega, aga et mina ei oska mängida golfi, pole kunagi golfiväljakul käinud, kardan seda. Rääkige nüüd ära, mis ma siis tegema pean, Kristo, kui ma tulen Rae golfiväljakule, sõidan sinna kohale, mis siis saab? No mis siis saab, et esiteks saad fantastilise nii-öelda sellise 3-4 tunni hea ajaviite nii-öelda, saad kihvti kogemuse, saad värskes õhus olla, saad nii-öelda siis jalutada ka siis üksi koos kaasaga või nii-öelda sõpradega, saad selle väljakul just läbi mängida, saad palju emotsiooni. Ja, aga ma mõtlen just seda, et kas keegi juhendab mind seal, kas mul peavad olema riided, kas mul see varustus peab olema olemas või ma saan seda laenata? Ja igal nii-öelda golfiväljakul on alati olemas ka tegelikult professionaalid ja õpetajad, kes siis siin seal on võimalik, saavad juhendada, on võimalikud erinevad treeningud, kus saavad algajad tulla ja nii edasi, et kindlasti igalt golfiväljakut leiab täna nii-öelda väga hea lahenduse. Ja mis see summa on, mis me siis kaasa võtame? Ütleme niimoodi, et võib-olla ongi enda väljaku koha pealt ongi väga hea paslik nagu tuua näide, et kui räägite siin enne golfi, kui palju golf maksab, eks, et kui me räägime sellest, et 500 eurot on, ütleme sul kogu hooaeg, 500-600 eurot, sa võid iga päev mängida, seda harrastada, eks. Et siis ja seda makset saab ka ajatada nii edasi. Nii et hooaeg, see tähendab siis hakkan aprillis mängima, mängin näiteks oktoobri lõpuni. Et see on nii-öelda päris pikk aeg ja sinna nii-öelda mahub sükest palju huvitavat ja emotsionaalset aega. Odavam on kindlasti võtta alguses treener. Suur tänu. Me ei jõudnud küll rääkida, ma tean, et Joel, sinul on olemas ka väljakutse golfile eraldi, aga sellega vist peavad neti vahendusel inimesed tutvuma või lugema meie uudist pärast. Aga väga tänan teid tulemast. Ja, aitäh.